tere, siin on Kanad on lahedad ja tänases videos me siis räägime inimestest mängudes, kes on siis nagu käivad närvidel ühesõnaga. Ja ma loodan, et teile meeldib see ja lähme siis videosse. Et siis 10. kohaks on spämmerid. See on nagu sa mängid rahulikult, loed vahest chati onju, siis tuleb mingi vend ja siis kordab mingi invite me. Näiteks mäng, mida ma mängin, mis on siis siin videos, nagu te praegu näete ekraanil mäng. See on Trove ja seal on väga palju neid spämmereid. 9. Trade failerid. Need on siis sellised vennad, kes näiteks sa ütled, et sa ostad midagi ja siis nemad tulevad sinu juurde ja siis ütlevad, et ma ostan. Nagu, kas sa lugeda ei oska või? Et ma nagu ütlesin, et mina ostan. Ja see on lihtsalt vast nagu närvidele käib. Siis 8. Inimesed, kelle grammaatika sakib täiega. Neid on väga palju igas mängus. Nagu näiteks seal samas Trove'is või Grow'is mõlemas on niimoodi, et seal on mingid 5-aastased tatid tulevad sinna rääkima, siis ütlevad I bui very much cocaine from my mom. My mom tell me to go piss off, but I didn't pissing off because my grammar is very olema good. Nagu ma ei oska halba grammaatikat teha nagu, aga ikkagi. Siis 7. Inimesed, kes on lihtsalt tolad. Nagu näiteks paaris mängus on niimoodi, et nagu tavaliselt on need just need algajad, aga vahest on ka proomad, kes selliseid teevad, et nad nagu küsivad kõige lihtsamaid asju mängus, nagu et kuidas seda teha. Näiteks just ma mängisin siis, kui ma seda videot, mida te siin näete, siis tegin seda, siis üks selline nagu proom juba küsis ühte väga lebot küsimust, et kus saab Trove of Wonderseid ja neid saab ühtede laevade pealt, mis on siis igal pool põhimõtteliselt. Nagu tegelikult ka, kuidas sa ei tea nagu maailma kõige lihtsamalt, sa ei tea maailma kõige lihtsamaid asju. Siis 6. on joinijad. Neid on väga palju ka seal Trove'is siis ja on ka Grow'is. Need on siis need, et sa nagu mängid rahulikult ja siis järsku tuleb mingi 78 inimest telepordivad sinu juurde sellepärast, et jah, ma ei tea, neil hakkas igav ja siis tahtsid nii väga sind kallistama tulla. Siis 5. on inimesed, kes vaidlevad sinuga täiesti olematul põhjusel. Näiteks mina mängisin Trove'i. Kirjutasin, et invite me to Shadow Tower Uber 2 to Uber 3 ja mul oli seal kirjaviga sees. Siis parandasin selle ära ja siis üks hakkas ütlema, et mida sa spämmad nagu. Ja siis ma ütlesin, et ma ei spämma, et ma parandasin ja siis see hakkas minuga vaidlema seal ja siis tükk aega vaidles ja lõpuks see kopp ette ja ma panin lihtsalt igno peale. Siis 4. Inimesed, kes arvavad, et nad on väga prood, kuna nad said mingi nuubi asja. Seda siis seda siis esineb Grotoopias eriti palju, nagu ma tean. Sellepärast, et nagu mõned nuubid saavad endale esimese VL-i, siis nad on nagu, ma olen nüüd nii pro ja bla bla bla. Aga tegelikult nagu, mida sul on? Või nagu 10 VL-i saad, see ei ole nii big deal, on ju. Siis 3. ignoreerijad. Ignoreerijad on siis tavaliselt kas kuulsamad inimesed mängudes või on need või nad on uued, ehk siis newbid. Ja
nad nagu millegipärast noobidel on kombeks mitte vaadata chati. Ja siis nagu kui sa tahad neile midagi anda või midagi, siis nad ignoreerivad sind. Mul oli seal Grotoopias hästi palju probleeme sellega, selles mõttes, et ma tahtsin tihti donate ida noobidele VL-e, aga nad nagu ignoreerisid mind. Ja Team Fortress 2 oli eriti palju seda. Siis teiseks reegli ülekordajad. Need on siis need, kes nagu sa teed mingit asja mängus, mis on nagu natukene illegal või midagi, näiteks sa teed Grow'is skämmad, on ju, teed drop game'i, siis tuleb mingi hey, drop games are illegal, bro, you're gonna get banned, you fucking noob scammer, fuck off, on ju. Ja nagu see on nagu, kes sa arvad, et sa oled nagu mingi mood või? Ja siis esimeseks on muidugi skämmerid. Skämmerid esineb väga paljudes mängudes, nagu enamuses mängudes, mis on online. Ja neid on Trovis, neid on Grow'is, neid on Team Fortress 2, neid on CSGO's, neid on terves tiimis, neid on igal pool. Nendest on raske ära hoiduda nagu mängudes, sellepärast et asju peab mängudes teha saama, aga skämmerid nagu kasutavad neid ära ja siis jah. Aga aitäh, et sa seda videot vaatasid. Kui sulle meeldis see, pane kindlasti thumbs up. Ja kui sulle ei meeldinud, siis vajuta thumbs up, ja kui sulle meeldis, siis kommenteeri midagi head ka, ja kui sulle ei meeldinud, siis ära kommenteeri, vaid like videot. Ja kommenteeri ka alla, kui sa mängid nagu arvutimänge või nii, siis, ja sa tead nagu mida, või ma nagu, mis puudu jäi, siis kommenteeri sa alla, ja jah. Näeme siis järgmises videos ja head aega!